üle? Ma võtan üle, jah. Nüüd lõppes tema jutt, nüüd hakkab minu jutt. Nagu ma juba ütlesin, mina mingi programmeerija ei ole ja igasugust keeli mina ei oska. Ma olen, koolis õppisin ma saksa keelt, siis ma olen üks 6 aega inglise keelt õppinud. Ja selle 6 ajaga, see oli mingi sugestiivõppe kursus, sellega ma sain oma saksa keelest täielikult lahti. Aga see oli ikka tõsine siuke sugestiiv. Kuule, kas mitte sinu vanemad ei olnud ka, Lumbergid olid minust ka sellel samal inglise keele sugestiivi kursusel. Ja vabalt võib-olla. Ja. Ja see oli igal juhul nii, et kui see 6 aega läbi sai, siis kui keegi oleks minu käest küsinud, kes ma selline olen, siis ainuke, mis ma enda kohta oskasin ütelda, oli see, et I am Paul Norris from Liverpool, I am an architect. Ja siiamaani, kui ma dirigent Albertoni kohtan, siis tema on admiral. Ja enne mul oli inglise keele oskus oli täpselt selline, et kui ma 82 käisin Iirimaal, siis seal Corki linnas jalutades üks mees küsis minu käest teed katedraali juurde, siis ma ütlesin go to next street, go to left. Ja see oli minu kogu inglise keele oskus, sest ma programmeerisin siukses keeles nagu Fortran. On keegi kuulnud, on kunagi olnud siuke keel. Ja seal oli go to ja next ja siuksed laused ikka olid olemas. Ja päris kõiki keeli elu jooksul ma ei ole saanud läbi proovida. Minu esimene keel oli kirjutada nullide ühtedega Uural 1 programm Nõokoolis. Ja praegu olen ma, kui mul üldse palutakse programmeerida, siis ma kas kirjutan Visual Basicus Exceli makrosid või C-Trellis mingisuguseid näidisprogramme. Päris programme mina ei kirjuta sellepärast, et ma olen nii vana ja võin juba mitte kirjutada, ma õpetan teisi. Minu põhivaldkond on küll SQL. Ma pean õpetama inimestele SQL-i ja BI-d ja siuksi asju. Nii et ma olen kuulnud kuskilt, et teie olete rohkem sellise nagu Java keelsed inimesed. Vähemalt nii mul on öeldud. Kui see ei ole vasta tõele, siis ei ole mitte midagi hullu. Aga nii palju ma tean, et Java ja selle minu C-Trelli ühisosa on see, et mõlemas on lause lõpus on semikoolonid. Ja mingid loogilised sulud käivad kõikvõimalikesse kohtadesse. Kui ma kunagi Visual Basicu pealt üle läksin C-Trelli peale, siis ma sain aru sellest, et see semikoolon on ikka nii oluline asi. Ja kui SQL-is võib panna semikooloni optionina, siis ma tegin igal juhul nendele VB produktgrupile tegin ma ettepaneku, et Visual Basicusse võiks ka lubada semikooloni optionina. Sest sellisel juhul on terve hulk koodi näiteid, mida sa võid võtta, mis on nii Visual Basicus kui ka C-Trellis on täpselt ühesugused. Ja ma usun, et ei ole nagu põhimõtteliselt siis vahet, mis keeles see kirjutab. Nii et tahes tahtmata, täpselt nagu saksa keel ja vene keel on täpselt ühesugused. Näiteks ma ütlen teile ühe venekeelse lause. Grossmaster papalsa fenspiele not zeit. Ja see on puhas venekeelne lause. Saage siis aru sellest, kas ta on nüüd saksa keel või vene keel. Nii et nii palju siis keeltest. Kuna ma olen juba vana inimene, pea ei pea kõike kinni, siis ma kasutan spikrit. Ka siis, kui ma SQL-i õpetan, mida ma ise niimoodi nagu klaverimängija, ma õppisin muide 9 aastat klaverit alguses, nii et ma vabalt kirjutan klaverit. Siis SQL-is ma ka nagu aeg-ajalt mõningaid lauseid lähen vaatan spikrist, helpist. Ja sellepärast ei pahanda, kui ma aeg-ajalt spikerdan. Ja mulle meeldib hullusti see, et keegi minu eest programmeerib või kirjutab lauseid. Ma spetsiaalselt, ma võtan äkki, ma saan siit open file selle näidata teile. Ma spetsiaalselt, see ei ole küll Java, aga see on vähemalt see JavaScript. Ma näitan, ma ei tea JavaScriptist mitte midagi, aga ma kirjutasin siukse näidisikese. Ja see näitab, mis on, minu lemmik on intelligence. See on see, kes minu eest kirjutab laused lõpuni. Ja siin on hea näidata seda, et näete, see on massiiv, mis on vaheldumisi on täidetud stringide ja integeridega. Ja vaata nüüd nalja. Kui ma lähen kirjutan siia B0 ja panen siia punkti, siis tema saab aru, et tegemist on integeriga ja pakub neid meetodeid, mis on integerile sobilikud. Kui ma kirjutan siia B1,
siis tema saab aru, et tegemist on stringiga ja kirjutab ainult neid meetodeid, mis on stringile ette nähtud. Kusjuures kõige naljakam on see, no kirjutame näiteks B3, siis tema arvab, et tegemist on stringiga. Ja siis ma tegin siia väikese täienduse, see on mul ühe sõbra käest saadud näidis. Ma natuke täiendasin seda, ma tegin teise tsükli siia veel. Ja kui ma pärast seda teist tsüklit lähen, ütlen talle, et B3, siis tema saab aru, et tegemist on integeriga ja pakub neid meetodeid, mis integeri külge käivad. Ja sellepärast ma ütlen, et mulle meeldib, kui keegi minu eest mõtleb, et mina ainult kirjutan, mida ma saada tahan. Nii et see oli väikene näide sellest, et ma oskan lugeda mõnda teist keelt ka peale selle, mis ma siis ise õppan. Ja nagu ma ütlesin, programmeerida ma väga ei viitsi. Kui paljud teist on kokku puutunud sellise asjaga nagu C-trell? Te oskate ju seda asja. Ja kui paljud teavad, mis asi link on? Te teate ju seda asja, mida ma teile räägin. Rääkige siis ise oma vahel. Ma kuulan hea meelega ja räägin teile sugupuiast. Okei, ma räägin, kui ma juba tulin. Mis on nagu üks siukene, teie ütelge, kes Javat tunnevad, ütelge kohe, kuidas Javas on. Mulle õudselt meeldib teada saada, kuidas samad asjad Javas käivad. Javas on parem. Mida? Javas saab ise kirjutada. Ei, tähendab, kindlasti on Javas parem. Muide, kui rääkida C-trellist, siis C-trellid on sündinud ajal, kui Java oli maailmas olemas. Ja kogu see .NET-i loogika ja see vahekoodi programmeerimine nii edasi on ikkagi mingi 5-60% ulatuses on ideeliselt on tulnud sellest Java maailmast. Aga nagu ikka väga paljude asjadega, nii et kes pärast teeb targemini. Ehk on mõnedki sellised nagu sisse ehitatud nagu ebamugavused on võimalik olnud ära jätta. Ja mul on mõttes selline küsimus, see nimetus C-trell, ma ei ole seda varem kunagi kuulnud, et keegi seda niimoodi ütleks. Kas nagu eesti keelses communities nagu see on levinud? Ei, tähendab, ütleme niimoodi, et ma peaks selle kohta ütlema toodies. Sest ma olen nii palju muusikat õppinud, et mina peaks selle kohta ütlema toodies. Ja kusjuures ühel konverentsil, see oli niivõrd vahva oli, kui üks lektor ütles Visual Basic.NET-i kohta, et see keel on reebemoll. Reebemoll, sellepärast, et reebemoll ja toodies on klaveri peal täpselt see sama klahv. Aga lihtsalt, selleks sa peaksid käima natukene seal muusikat õppima, siis sa saad sellest naljast õieti aru. Aga just see, et tegelikult Visual Basicul ja C-trellil ei ole nagu mingisugust olulist vahet. On küll mõned konstruktsioonid, mis VB-s puuduvad. Aga üldiselt, ma üks nädal pidin kursust andma, hommikul C-trelli oma ja õhtul Visual Basicu oma. Ja siis oli õudselt raske oli meeles pidada, et mis oli sealed, et kuidas seda asja pidi ütlema Visual Basicus ja see, mis oli abstract klass, et see oli must inheritage või must implement, mingi selline värk oli. Aga need võtmesõnad olid ilusti kõik samad asjad olemas, aga täiesti teised. Aga muidu kõik olemas. Mina ise kasutan seda, sest et see sharp on minu jaoks võõras sõna. Ma ei ole kunagi sharp, see sõna ei assotseeru minuga milles. Aga trellid on ikka ütled niimoodi, et nagu sa tead, Sabatška ja need trellid ja need märkide nimed. Nii et see, kust see tulnud on üldse see? Väga lihtne nagu allikas on. Kui sa võtad C++ kirjutad ja niimoodi natukene suuremaks selle teed, mul ei ole siin ühtegi zoomi nuppu, siis selle C++ puhul, kui sa nüüd vaatad mõttes, hakkavad need 2 plussi üksteisele niimoodi. See, mis erinevus on C-l ja C++-il? C++ tähendab, et see on siist järgmine. C puhul nad arvavad, et tegemist oli aprilli naljaga, aga kuna hakkas tööle, siis ei julgenud naljategija seda tunnistada. Ja kui sa 2 plussikest niimoodi kohakuti sõidutad, siis ta jätab selle trellide nagu märgi kuju. Nii et see on tema etümoloogia, nii mulle on seletatud. Et tegemist on, ei saa ju sama C++ panna. Kusjuures
kui veel rääkida korraks Javast ja C-Sharpist, siis on nii palju siis, et Java on preoperatory language, kuulub nüüd mitte enam Sunile sellele. Kumb see kumma ära ostis? Kas Sun Oracle'i või Oracle Sun? Oracle ostis Sun'i ära. Igal juhul ta on... 5 aastat kui open source. Jah, aga ta Java ise kuulub ikkagi Sunile või Oracle'ile. Jah, nii. Ja samas C-Trail on avalik standard, lahtine standard, IEEE, mingi number. Standardiks tehtud ja vabaks. Vabanda küll, aga küsimus mitmel platvormil saab seda... See on platvormi tegijate mure, jah, just nimelt, see on platvormi ja tegelikult on niimoodi, et on see, erinevatele platvormidele on need pahekeele translaatorid ja need virtuaalmasina jooksutajad ilusti valmis tehtud. Aga küsimus on selles, et küsimus on nendes klassides. Nagu sa tead, Java maailmas on ka, tegelikult on Javast on olemas erinevad editionid, see, mis sul sõrmuse sees jookseb ja nii edasi, see ümbritsev klasside struktuur, mida sa kasutada saad, on igal platvormil natuke erinev. On. Kui sa võtad embedded Java või mingisuguse muu asja, siis see igal editionil on oma klasside komplekt. Platvorm koosneb väikestest kihikestest. Aga ma parem ei roni sellesse Java maailma, millest ma mõmmigi ei tea. Igal juhul selle C-Traili keele üks selline omadus on see, et siin on kõik asjad on rangelt tüpiseeritud. Kui rääkida võrdluseks nendest dünaamilistest keeltest, nagu ma ütlesin Javast, ma ei tea, kas Javas on range tüüpide süsteem? On, eks ole. Siis on samas paadis. Kusjuures see range tüüpide süsteem, eriti kui mõned tulevad Visual Basicust, siis Visual Basic, kes käsi püsti, kellel on Visual Basicuga kokku puudet on, või VBA-ga, kõigil on peal. Siis seal on olemas niimoodi, et paned asjale mis iganes tüüp ja siis tema nagu toimetab. Mul kukkus raadium maha. Ma panen ikkagi siia taskusse, mis siis, et kole on, siis ta ei kuku maha vähemalt. Ja tegelikult on, vabadusel on oma hind ja vabadusel on väga kõrge hind. Kui meil ei ole, kas on dünaamilised keeled või siis see vana Visual Basic, siis see, et meil on asi võib olla igal hetkel ise tüüpi. See on tegelikult väga kulukas luksus ja mõttetult kulukas luksus. Ja ta on kahes kohas kulukas. Esiteks sellele muutujale, kes võib olla iga tüüpi, on vaja terve see ümbrus ehitada, mis ütleb, mis tüüpi ta praegu on. See on tema runtime'i ümber. Aga teisest küljest translaatoril ei ole absoluutselt mingit ideed, mida selle vennaga teha. Ja sellepärast ta peab selle peab jätma runtime'i ajaks otsustada, kuidas talle meetodid külge pista. Kui mul on rangelt tüpiseeritud keel, siis on kõik meetodid, mida välja kutsutakse, need on võimalik transleerimise ajal panna nii-öelda pointerid, kohe funktsiooni pointerid paika ja selle tõttu on asi efektiivsem. Välja arvad, et kui on polümorfism ja objektoriseeritud keel. Aga siit C-Trailis on polümorfism on lahendatud teisiti. C-Traili, jah, just nimelt meil ei ole mitmest pärimist, vaid meil on interfeisid, meil on iga asi päritakse ühest esivanemast, aga tal võivad olla majasõbrad. Emal võivad olla... Meetodid ei ole virtuaalsed by default. Ei ole, just. Aga seal on olemas oma vigurid virtuaalsete meetodite. Aga seal on ka, kui ma räägin nagu sellest performance'i asjast, siis seal on olemas iga selle komplekti jaoks on erinev performance'i nõue. Siis, kui sa teed programmi, kus kutsutakse meetodit välja üks kord programmi jooksmise ajal ja programmi jooksutatakse kord päevas, siis ei ole absoluutselt mingit vahet. Või teeb dünaamilises keeles. Aga kui sul on mingi programm, mida kutsutakse sekundis välja miljoneid kordi, siis on teine lugu. Siis on iga käsk. Näiteks mina ei teadnud, see on kogu selle semikoloni tüüpi keelte nagu teema. Mina ei saanud mitte aru, miks kirjutavad programmeerijad lõpmatu tsükli, teate, mis see on lõpmatu tsükkel, eks ole. Lõpmatu tsüklit saab kirjutada kahte moodi. On while ja siia sisse pistad midagi. See on üks variant. Või siis C++-is võid see true asemel sinna mida iganes kirjutada. Ja teine lõpmatu tsükli variant on selline. For
sihuke. Mina mõtlesin, mis pagana pärast kirjutavad programmeerijad kogu aeg siuksi lõpmatuid tsükleid. Mitte seda while, mis on, mulle tundub lihtsam. Aga selgub, et transleerimisel selles koodis, mis niimoodi for'ist tehakse, on 2 käsku vähem. Ja nüüd, kui seda tsüklit näiteks kasutatakse mingisuguses väga high density nagu algoritmis, siis on see 2 käsku võib osutuda mingiks 8 miljoniks protsessori tsükliks. Ja see on performance'i teema. See on vilets kompilaator. Ei ole. No kuule, kompilaator peaks aru saama, et see on sama asi. Vaat see ei ole sama asi. Ei ole sama asi. True konstant ei muutu, siis seda ei ole mõtet kontrollida. Aga muide võid proovida C++, pannan sulle koduse ülesande. Vaata, milline kompilaator annab erineva koodi sulle. Nende 2-ga. Ei, ma usun, et C++-i kompilaator annab erineva. Ütlengi, et see on vilets kompilaator. Kui ta aru ei saa, et taheti sama asja. No selge. Ühesõnaga, meil on olemas, kõigil asjadel on olemas oma tüüp. Nüüd alates mingisugusest, ma ei tea, 3. versioonist või mis iganes asjast tuli täiesti naljakas loom, siukene tegelane. Ja alguses jäi kõigile mulje, et see nüüd on vesi peale sellele tüübikindlusele. Aga selgub, et ei ole. Nimelt, kui ma ütlen konsool briteline. Kus sa oled? Get tüüpe. Name. Ja teen siukse programmikese, ma oskan siukse hästi sisukaid programmikesi teha, nagu te näete. Siis näete, tema tegemist on tegelikult int 32. Ja see on õudselt mõnus. Sellepärast, et ma kirjeldan muutujaid, mille tüüp on kindel, aga mind ei huvita hetkel, mis see tüüp on. Ja näiteks täiesti siuke koht, kus ma olen alati seda vihanud, et ma pean teadma kõigi asjade tüüp. Mis kuradi pärast pean mina mingite asjade tüüpe teadma? Näiteks, kui ma ütlen siia siukse asja. For each var x in i.get tüüpe punkt appi, mis see olidki? Paneme get members. No nii. On õige või ei ole? Pean. Äkki ma pean get membersile kedagi ütlema. Ei pea. Tüüpe. Member info. Huvitav. Miks ma ei saa praegu? Võtame, vaatame. Mõni muu. Get methods näiteks. See peaks ikka töötama. Või ma pean su kastima kellekski? Ei pea. Ja ütleme talle konsoole briteline x punkt ja name. Kus sa oled, jah? Appi ma lähen alati nende semifoolumite lugemisel. Miks ma üldse selle siia püstsin? Seda saab lühikesed tsükliga teha. See on korrektsuse mõttes, insert klahvi peal oleks. Siis ma ei pea üldse mõtlema, mis tüüpi on muutuja X antud juhul. Seepärast, et ma ütlesin, et vaata järgi, see get meetods annab mingisuguse kollektsiooni. Mis iganes asjadest see kollektsioon koosneb, aga neil asjadel on olemas kindlasti mingi nimi. Ja näed, kui ma siit vaatan seda X-i ja sõidan peale, siis ta ütleb, et see on system reflection method info. Muidu ma oleks pidanud kirjutama sinna X-i ette, system reflection method info, talle tüübi definitsiooniks. Aga nüüd ma ütlesin lihtsalt, vaata ise, mis tüüpi ta on. Ja see võimaldab sellist hästi lõbusat maailma. Näiteks ma võin kirjutada endale, et mul on siukene muutuja. Inimene võõrdub. Paneme new. Nimi, kus sa oled? Võõrdub N ja
vanus võrdub 56. Tüüpsi. Konsoole, vriteline, inimene, punkt. Ja ilusti näitab, mine ära. Mine ära, ma panen sellele tüübile, et ta ei ütleks. Näed, ütlen inimene, punkt ja tema teab, et sellel inimesel on 2 propertit, nimi ja vanus. Näed. Ja nüüd, kui ma olen siukene kaval inimene, ütlen, et aga mis tüüpi ta siis on õieti? Get, mitte hash code. Get tüüpe. Punkt, name. Siis see tegelane on mingit väga müstilist tüüpi. Tüübi nimi on selline, et oma lapsele küll sellist ei paneks. Vaata, mul on 9 hobest. Nendel on kõigil nimed. Kui sul on 9 lehma, siis sa paned ka kõigile nimed. Aga kui sul on 9000 lehma, siis sa paned neile mingid numbrid. Paned lehm 758, et ei läheks segi hobune 243. Ja see on see 5. Tüübil on nimi. Kinni lahti, F, allkriips, anonüümus, tüüpe 0 ja nii edasi. Aga tal on, selle eest see tüüp on defineeritud. Ta on kindel ja see tegelane teab alati, mis tüüpi ta on. Millised propertid ja asjad tal külges on. Ja see on, kusjuures hästi vahva on see, et kui ma kirjutan siia var teine inimene võrdub laisk, nagu ma olen, teeme sellise asja. Copy. Paneme siia Ants. Ja paneme siia, et tema on mingi 33 aastane. Siis, mis te arvate, kas need tegelased on sama tüüpi või erinevat tüüpi? Inimene. Ja võtame siis selle teise inimese ka, copy ja paneme siia teine inimene. On nii, jah? Nad on sama tüüpi. See kurjavaimu translaator näeb ära, et see tegelane tahtis teha 2 ühesugust struktuuri. Võib-olla ta tahab nendest pärast listi teha või mingit muud. Kui teisele nendest lisada 3. välja juurde. Siis ta on teist tüüpi. Siis ta on kohe teist tüüpi. Kui välja järjekorda muuta? Siis ta on kohe teist tüüpi. Välja arvatud juhul, kui mõlemad väljad on integerid, siis väljad järjekorra ära puutmine. Ei, nimi on oluline. Nimi ja järjekord. Nimi, tüüp ja järjekord. Määrab ära. Ja tegelikult nad on struktist tuletatud tüübid. Ma võiksin kuskil kirjeldada ära strukti. Kas nüüd sa võid inimesed baasi salvestada? Kindlasti saad sa igast inimesi baasi salvestada. Ja siis pärast pärida linkuga näiteks? Jah, aga miks sa pead linkuga baasist? Ma võin just pikkus pärida. Jah, loomulikult. Ma räägin meile sellest. Ma räägin kohe. Aga kuule, kas saad siis hakkas kirjutada lihtsalt võiteline inimene, et seda get tüüpe ja name ei peaks kirjutama? Võin muidu. Siis see tüübi nime. Aga kas näeb midagi mõistlikult? Oleb sellest, mida sa mõistlikuks pead. Tähendab, inimesi on nii palju, erinevaid inimesi on ja kõik peavad erinevaid asju mõistlikeks. See tulemus oli praegu päris mõistlik vist. Vist on mõistlik, jah. Aga kui sa kirjutad lihtsalt... Sest et toString meetod struktil on alates, ma ei tea, kas 3. või 4. versioonist on selline, et ta teeb selle automaatselt, kuna pöördutakse toString meetodi poole, siis toString teeb. Get tüüpe kirjutad siia, get tüüpe... Aga get tüüpe, kui ma ütlen sinna lihtsalt get tüüpe, siis sa saad seda, mida sina tahtsid. Palun. Anonüümist system string, system int 32. Näed, sa saad sellise asja. See ei ütle meile mitte midagi. Kas need anonüümsed klassi üldse sisse nestida saab ka? Just väljakaid asju saab teha. Teeme näiteks siukse viguri. Ma ütlen var inimesed võrdub new. Ja nüüd paneme siia, hakkame semikooloneid panema. Paneme siia new. Nimi võrdub n ja vanus võrdub 56. Oli vist nii, jah?
ei, siia käis koma. Kui mina ei õpi iial seda keelt selgeks. Paneme siis siia kellegi. Ants, Peeter, Joosep ja Karl. Mingi naise nimi võiks ka olla. No okei. Kas arvad, see mõjutab kompilaatorit? See mõjutab oluliselt kompilaatorit. 18. Paneme sellele, see oli 33, see oli 22, see oli 44. 18. No unistaja oled ja mis sa taga teed? No, I am serious computer man, talking frog is cool tüüpi. Mida sa ikka peale hakkad sellega? Oota, sellele ma pidin semikooloni otsa panema. Küll mina olen nende semikoolonitega hädas. Noh, mine ära, punane lainele nii on. Vaata, nüüd ma saan siukest figurit teha. Nüüd objekti. Mis asi? New teeb objekti strukti ja seda. Jah, lihtsalt ma saab kasutada strukti puhul ka seda new'd. Ütleme siukse figuri, ütleme for each var x in inimesed konsool friteline paneme siia x punkt nimi näiteks. Nii kui ma olen siuke laisk. Näe. Tulevad ilusti Henn, Ants, Peeter, Joosep, Minne. Lihtsalt see for each on siuke tüütu värk. Ja ma hakkan nüüd kohe rääkima seda, et selle asemel, et kirjutada for each, ma kirjutan hoopis siukse asju. Var Q võrdub from x in inimesed select x. Näiteks, teeme siukse lahja. Mida? Midagi hakkab koitma, midagi hakkab sinna poole minema. Ma kohe hakkan seletama, mis asi see on. Ja nüüd teeme sellise asja, ütleme ikkagi for... me oleks võinud siit teha ju. Selle asemel, et see Q teha, ütleme selliselt. For each var x in... see on x, paneme mingi muu asja, xx in konsoole riteline x vaatame, mis ta teeb. Jah, see sulg on puudu siin. Ma mõtlesin, mis pagana pärast mul sulg puudu, aga näigavasti vahva. Kusjuures nüüd ma hakkangi sellest rääkima, mis asi see on. In. Vaat see tüüp siin. Vaat see asi. Siia saab igust asju vahele pista. Where paneme x punkt vanus on väiksem kui 40. Nüüd tulevad ainult need, kes on väiksem. Aga kust see end tuli? See oli eelmisest. See oli sellest siit. Need kaks. Need kaks on täitsa ülearused siin. Kuidas, kas keegi teab, mis klahvi kombinatsioon on, mis seda liigutust? Mina ei õpi kunagi neid. Kasuta vimmi. Viite. Mida? Kasuta viit. Pole ruumi eriti. Kusjuures need siin ma veel ütleme niimoodi, et ütleme, et aga select, hoopis ütleme new ja paneme siia x punkti nimi ja x punkt vanus ja siis paneme sünni aasta. Sünni aasta võrdub tatedime now punkt year ja miinus vanus. X punkt vanus. Igavesti vahva loom. Näe, nüüd tuleb mul siukene asi välja. Suur struktuur. Millega siis on tegemist? Selle asja tüüp on nüüd uus. Selle tüüp on täitsa uus. Sellega tekitati täiesti uus anonüümne tüüp. Kusjuures seal ma oleks võinud veel igast figureid teha siin näiteks. Ma tegin küll siin inimesed,
aga teeme veel sellise asja, et ütleme, et var nimekiri võrdub inimesed to, paneme to list näiteks. Siis ma saan veel seda teha, et ma ütlen, et nimekiri punkt at ja nüüd ma pean sinna sisse panema selliseid asju, mis on, näed, seda tüüpi. At meetod nõuab, et ma pean sinna panema kindlasti inimesi, sest et see on, kuna list on, mitte ei ole generic list, vaid on tüpiseeritud list, siis tema on list, mis koosneb mingitest tüüpidest, mis peavad koosnema nimest ja vanusest. Ma ei hakka praegu seda läbi näita. Siuke vigur. Selleni jõuamegi kohe, et kuidas moodi selline vigur tekib. Ja enne kui me selle viguri kallale läheme, mul on teile üks väike küsimus. Te olete programmeerite, teate klassidest igasuguseid asju. Ja mina kirjutan vahepeal ühe klassi, mis näitab, et ma tean ka. Paneme klassile nimeks, mis iganes asi. Ja ma teen siia sisse 2 meetodit. Teeme sellise meetodi. Public, static, paneme, mingi int näiteks, int esimene, anname talle parameetriks, anname talle manameetriks üks. Midagi võiks see klassi sisaldada ka. No teeme klassile paar liiget ka, et meil ei ole tühja temast. Ütleme, paneme, mingisugune return 7. Ja teise teeme public int teine kas te oskate ütelda, mis nende 2 meetodi vahe on? Mis on static meetod ja mis asi on mitte static meetod? Üks on objektide meetod, teine on klassimeetod. Klassimeetod. Ja mis nende põhiline vahe on? Ühel on state, teisel ei ole. Mis asi meetodil on state? Meetodil ei ole state, muide näete, sellel klassil ei ole state. Just. Näete, selle meetodi väljakutsumiseks ma pean tegema niimoodi. Ühte ma saan niimoodi välja kutsuda, e-punkt ja esimene. Ja ta teeb midagi. Näiteks ütlen konsool või paneme siia näiteks mingisugune var x võrdub e-esimene. Siis on, omistatakse talle. Mis asja sa õiendad siin? Tal on esimeses argumendis sees. Vabandust. E-punkt. Ongi lill sinna. Ei, ma mingid lille. Pane lille. Oot, miks ta mulle, kas mul on esimene? No mingi jah. See on argumendi. Jaa, õige. Ma pean talle argumendi andma, muidugi, loll, mina. Nii, teeme nüüd nii, nagu ei tehta. Et kui ma kutsun välja niimoodi, e-punkt esimene ja paneme talle selle tegelase anname. Seda ma kutsun nii välja, seda teist kutsun ma välja e-punkt teine. See on lihtsalt, kuidas meetodid välja kutsutakse. Kusjuures mina üritan teile praegu tõestada, et need 2 meetodit on identsed. Translaatori poole pealt, kui te pärast vaatate seda koodi, need 2 meetodit on identsed. Ja staatilised või klassi meetodid erinevad objekti ehk instantsi meetoditest ainult ühe pisikese asja poolest. Meetodi väljakutsumisel instantsi meetoditele, nemad istuvad ikka seal klassi definitsioonis. Nendel on signatuuris 1 parameeter rohkem. Esimene muutuja on this. Just. Esimene muutuja, mis antakse instantsi meetodile ette, on see instants ise. See teine meetod on mul tehtud selline, kellele ei anta midagi ette, aga talle antakse parameetrina seda tüüpi tegelane. Ja kuna need asjad on identsed,
siis on välja mõeldud siuke vigur, et ma pean nüüd natuke vaeva nägema, et ma lähen ütlen sellele tegelasele. Ma korjan siit selle asja ära. Ja et keegi ei kahtlustaks mind, et ma mingit võltsi teen, siis ma ütlengi, et ongi kohe siukene. Ai, ma ei saa, ma pean ütlema, paneme mingisugune muu asi. Paneme talle integer näiteks. Mitte vaid paneme integer. Paneme 7, return 7 pluss x. See on 7 liitmise meetod. Vahva siukene. Korjame selle jora ära. Nii, ja nüüd on nii, et minul on võimalik kutsuda välja, kas näiteks me ütleme integer, võrdub mul 7 ja nüüd ma ütlen konsoole, vriteline, ütlen punkt esimene, kellele ma annan selle integeri ette, ja nüüd tema peaks mulle välja trükkima 14. Ma ei tea, kas see õnnestub mul ka, vaatame, kas tuleb. Näete, 14 oli sinna esimeseks ajaks. Seda sama asja ma saan teistmoodi veel välja kutsuda. Ja seda tehnikat, seda vigurit nimetatakse laiendusmeetoditeks. Sisuliselt ma kirjeldan ära meetodi, mis on staatiline kuskil mingis klassis ja kellele antakse ette parameetrina mul integer. Aga, no võib-olla mõni muu parameeter veel, aga selle parameetri kohta on üteldud, et teda võib funktsioonile ette anda kahte moodi, kas prefiksina või sulgudes. Keegi on kirjutanud Excelis mingisuguseid vastikuid valemeid, formulaid. Võrdub, VLOOKUP, siis on mingisugune asi, mingi teine funktsioon, sulud ja nii edasi. Kui Excelis siuksi valemeid kirjutad, siis sa saad seda koodi nimetatakse väga üheselt spagetiks või sibulaks või mis iganes asjaks. Sest et nad on niimoodi sulud üksteise sees ja proovi sa seda funktsiooni hiljem kas parandada või modifitseerida või nii edasi. Sulgude lugemisega läheb täitsa niimoodi hulluks. Aga kui sul on olemas sama meetodit on võimalik välja kutsuda sufiksina. Kas te olete üldse aru saanud, mis vahe on näiteks meetodil ja funktsioonil? Miks on üldse funktsioonid välja mõeldud? Kunagi olid alamprogrammid. Siinus annad ette 2 parameetrit, millest nurk võtta ja kuhu vastust panna. Kirjutad kool ja pärast ütled, et kool print ja annad ette mingid asjad. Funktsioonid mõeldi välja sellepärast, et sinul ei paku huvi vahetulemused ja B, funktsiooni on palju lihtsam kirjutada, näiteks sinus pluss koonus on palju lihtsamini või see, mis asi te iganes oli. Seda lihtsam üles kirjutada, kui hakata kirjutama kool sinus, kool ruut, kool teine sinus, kool teine ruut, kool kokkuliitmine ja nii edasi. Kui sa kirjutad avaldisena otsa, saad ise ka aru, mis sealt kirjutanud. Ja ma ei saa päris igat klassi, ma ei saa minna kallale. Näiteks stringi klassile ma ei saa kallale minna. Aga mina võin rahulikult kirjutada funktsiooni. Intile saab, aga stringile ei saa. Ei, ma ei lähe, intile ka ei läinud kallale. Okay. Ma ütlen public, static, string, silu, this string s ja ma ütlen talle, et ole hea, anna mulle vasta return, anna mulle string, format, paneme siia algus, paneme selle s, 0. Võt siukese asja paneme. Ja paneme siia kriips ja paneme siia 1. Ja ütleme, et me anname sulle ette tatedime. Kus sa oled tatedime? Mina ei oska neid kõiki meetodid alati kasutada. Kus sa oled mul? Ei, now ja paneme selle short time string ja
S. nüüd ma olen jõle vahva tegelase saanud. Vaata mida. Mingi mis asi? Too short imestring. Ja see on sulgudega käib see asi. Noh, nägid. Ma olen niisuguse vahva asja saanud. Et mina võin alati näiteks kirjutada, et noh, kus sa siin oled mul. Ütleme näiteks konsoole, Riteline, Henn ja Silu. Ma võin rahulikult stringile panna otsa meetodi ja näe, tuleb sinna 1947 Henn. Ma teen Silumis teateid niimoodi. Mul on väike niisugune librarykene, kus on, võin alati pista, et tahan näiteks saada algus-lõpp, kellaajad ja muud. Et see on nagu üks selline pisikene nüanss, mis me ei maksa mitte midagi, aga rõõmu kui palju. Et mul on funktsiooni staatilise, dünaamilise või staatilise instantsi meetodi erinevus on viidud nulli. Ja näete, nüüd ma saan kasutada siuksi väga vahvaid asju. Näiteks väga vahva kirjutada niimoodi programmi hoopis. Küsimus tekib. Kui on mitu klassi defineeritud seda meetodit? Mis mõttes mitu klassi defineeritud? Kuskil teises klassis on ka meetod Silu defineeritud. Hoopis teistes siis. Unexpected behavior siis. Ei ole. See on praegu signatuuri järgi leitakse üle, et on vaja sellist meetodit, mis on, kui mul on teises klassis kirjeldatud teine staatiline klass ja seal on ka selline meetod, siis sellisel juhul sa saad unambiguous definitsioon. On olemas vist mingisugune vigur, et sa using'u või using'u järjekorraga saad sa seda juhtida, aga minu teada anda peaks andma translaator vea, et sul on sama asi mitmes kohas defineeritud. Sellepärast ongi nende extension meetodite nimedega peab olema ettevaatlik. Kas translaator on kompilaator või interpretaator? Translaator on kompilaator. Siin on puhtalt kompilaator. Programm tehakse sulle sellesse. Kui kompileerib bytekoodi, mis siis on? Mida? Ja mõt siis, kui kompileerib bytekoodi, siis on nii. Siis on kompilaator. Ei, ta teeb vahekoodi. Kompileerib bytekoodi. Näed, vaata, kui ma ütlen, näed, teeme siis siukene asi, et oleks nagu kõigil selge. Siis näed, kui ma võtan siit, kus on Visual Studio. Visual Studio ja võtame siit Tools ja võtame siit Command Prompt. Ja ütleme Shange Directory. Paistab ikka midagi välja ka või? Jah. User. Palju paistab, näha küll ei ole. Properties. Paneme ta suureks. Paneme ta ekraani taust mulle meeldib, et on valge ja ekraani tekst mulle meeldib. Sinine kollane. On natuke loetama. Users. Henn. Documents. Projekt. Ei, see on Visual Studio 2010. Projekt. Mis asi see meil oli? Console application 11. Vaatame sinna. Vaata, siin on meil, kuskil ta siin on meil näha. Shange Directory. Sülkene asi. Mis see naerad? Sellise normaalselt Shange Directory. Bin. Ja seal sees peaks olema mul debug. Shange Directory debug. Voh, siin sees on need exe. Mis ma nüüd tahtsin ütelda on ildasm. Ma lihtsalt ei viitsi ildasmile ütelda kust kohast. Võtame file ja võtame open ja ma ütlen, et võtame see sama konsoole. Näed. Siis siit on sul tegelikult näha kogu see definitsioonid ja kõike see nii edasi. Ja kui me võtame siit selle klassi, siis siin on näed see esimene ja Silu ja need on kõige tavalisemad. Need meetodid, millel on lihtsalt üks parameeter. Nii et see, ja ta on transleeritud kujul, nii et kui ma lähen siit, võtan selle asja teil lahti, siis näete, ta näeb siuke välja. See on see vahekeeles kirjutatud meetod. Ja siit on alati võimalik vaadata, millest siis täpselt üks transleeritud programm nagu välja näeb. See on selles intermediate language, see millest on, teed seda Visual Basicus või teed sa C-Sharpis, transleeritakse ühte
vaat see on üks Java erinevus. Javas on lähtekood on alati ühes keeles. Siin on lähtekood võib-olla ükskõik mis keeles, aga see vahekeelne kood on alati üks. Mingi Visual C++ või mingi siuke loom veel eksisteerib. Ja. Seal on nii, et sa võid vahele kirjutada unmanaget koodi ja just muud pulli teha. Java paikkoodi saab ka mitu erinevat keelt kompileerida. Näed, siin ma saan teha siuksi vigureid. Ütlen näiteks to upper. Ja mulle õudselt meeldib muide selline üleskirjutamise viis. Miks mulle meeldib SQL-is näiteks kirjutada select lause selliselt, et on kõik projektsioonis on kõik read kirjutatud eraldi, kõik veerud kirjutatud eraldi ja koma ette. Sellepärast, et näed, nüüd on jälle vahva. Ma saan teha, näed, praegu on N, aga ma saan minna ükskõik millise rea juurde, ütelda siia plõndi. Proovi sa sellisest sulgudega asjandusest, kus sul on embedetud sulgude sisse, proovi sa sealt midagi välja kommenteerida. Sa oled lolliks selle välja kommenteerimisel. Või sa pead treppima nii osavalt, et iga sulg on eraldi rea pealt. Siis sa saad. Selles XML-is on see ära lahendatud väga lihtsalt. Seal pannakse nagu ette ja lõppu, pannakse operaatorsulud. Sa vaatad mul sellise näoga otsa, et ma liiga palju räägin. Teeme nüüd. Kaldkriips ja tärniga on õudselt ebamugav kommenteerida. Mine pane enne ühte sulgu kaldkriips ja tärn kaldkriips. Ja siis mine pane õige sulu, vastuse sulule ka tärn kaldkriips. See on selle luule, see väiksem kui hüüvärk ja 2 kriipsu veel. Jah, aga sa paned selle paganama nupuga siin. Näed, siin on siuke nupp. Aga batch script on muga, võid remm algusesse. Siin on, näed see, niisuke nupp on. Näed, selle nupu nimi on, tead, et mis asi. Selle nupu nimi on paneme kommentaariks, võtame ära kommentaar. Näe. Kas see nupuke ei oska kaldkriips tärni teha siis või? Ei, miks? Kaldkriips tärn on ainult täitsa ülearune asi. Muide, ma näitan siin hästi vahva asi on, kui ma ütlen 3 kaldkriipsu, siis tehakse plõksti siukene vigur. Kas ta 2 kaldkriipsu, 2 tärnus peab teha? Muide, vaata, mis sellega tehakse. Kui ma lähen, võtan selle public static integeri ette. Vaata, mis nüüd tehakse. Ma kirjutan siia 3 kaldkriipsu. Vaata, nägid, ma kirjutasin 3 kaldkriipsu. See on minu veider funktsioon. Mis XML seal ümber on? Näe, oot, sellel on mõte kullakene. Paneme talle oluline arvuke. Nii, nüüd see ei ole üldse mitte ülearune asi. Nimelt, näete, kui ma lähen nüüd selle funktsiooni juurde, kus ta siin oli mul. Noh, tule siia. Integer, kus sa oli mul integerikene? Näe, kui ma lähen siia. Vaata, mis sinna kõllase lapaka peale ilmus. See on minu veider funktsioon. Või kui ma kirjutan siia e.1 ja kirjutan siia sulu, siis ta näitab selle parameetri juurest kommentaari kohe. Et mul on, kui ma niimoodi ära dokumenteerin, siis mul on hea seda kasutada. Aga miks see XML on väga lihtne? Translaatoril on parameeter, millega ütelda out. Ja kõik kommentaarid, mis on sellisel kujul teksti sees, lähevad ühte eraldi XML-i faili puhtana välja. Ja sinul ei ole muud mitte midagi vaja kui ühte XSL-i omada ja trükkida välja sealt dokumentatsioon just sellisel kujul, nagu sa tahad. Sellepärast on see XML seal ümber. Et ta võetakse, pistetakse niimoodi sinna XML väljundisse. Aga see oli meil, seda ma ei tahtnud üldse rääkida teile. Ma olen liiga pikalt räägin. Räägin teile veel mõnest figurist. Küsimus. Jah. Kuidas te ingliskeelse meetris set color eesti keelde tõlgiksite? Mis asja? Set color. Kuidas te eesti keelde selle tõlgiksite? Seti värv. Set solor. Seti värv. Nii hea otse tõlge, et... Pane värv. Ei, mina paneks säti värv. Set on sättima. Panema on üks teine teema ja see läheb kuidagi, pandav värv. Kas sa ütleksid siis, et see objekt on pandav värv? Kuidas siis get eesti keeles on? See oli ketterid ja setterid. Jah, ei, me kettereid ja settereid me ei hakka teile jutustama. Muide sellest Foriitsist rääkides, mulle õudselt meeldib ka siukene figur. Näete, ma teen siia ühe funktsiooni veel. Ja ma teen siukse funktsiooni. Public static i enumerabel. I enumerabel.
paaris. Ja paneme talle this, i numeraabel, int, mass. See on vahva loom. Ja sellega tehakse siuke vigur. Võtame üks i numeraabel, static. Mul ei ole veel returni, õige. Nüüd me teeme sellise asja. For each var x in, mis selle tüübi nimi oli? Mass. Ja teeme nüüd siukse asja. If võtame x jagatud 2 on 0. Jah, jäägi. Kui jääk on 0, siis on siukene vahva asi. Yield return x. Siukene. Jäi kohe rahul. Ja see on üks hästi lõbus loom. Selleks, et seda näidata, kui lõbus loom on, selleks ma teen ühe tsükli. Teeme, et mul on integer numbrad. Võrdub, paneme siia. Näiteks mingi siukene. Ja nüüd teeme üks asi. For each. Numbrad. Konsool. Ma võin muutujale panna nimeks, mis ma tahan. Mitte keegi ei keela mul muutujale panna nimeks numbrad. Keeleinspektsioon ka ei tule kallale. Mida vissi ütleb? Ei, muutuja nimi sellele ei laiene. Muide, see on üks lugu. Meilt siit läks kuskil 70ndatel aastatel läks küberilt, minu teada. Üks mees läks Ameerikasse ja sai mingi selle ürituse raames sai Ameerikasse reisile minna ja seal tal õnnestus mingisuguse, näidati ka Nõukogude Liidust tulnud inimesele mingit NATO mingisse keskusse viidi mingit salajasi asju ka vaatama. Ja seal tema vaatas ühte programmikoodi. Ja tema ütles, et ma tahaksin selle seda programmeerijat tervitada. See oli assembleris programmikood, aga märgenditeks olid ropud eestikeelsed sõnad. Ja piisas ainult programmikoodile otsa vaadata, ma tahaks sellele mehele tere öelda. Ja oligi eestlane, elanud aastaid väljamaal, sündinud Ameerikas ja oli seal töötas niimoodi programmeerijana. Ja kuna tal ei tulnud paremat meelde, siis ta, et eesti keelt värskendada, siis ta kasutas neid sõnu, mida ta kodus kasutada ei saa, vähemalt programmeerimiskeeles, kus just keegi ei tea ju, mida nad tähendavad. Näete, ma ütlen right line, ütlen talle x. Nii, see on praegu ilus lihtne, näete, ütleb mulle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aga nüüd ma ütlen siia numbrate juurde, siukse asja. Numbrad, punkt ja kus sa oled paaris. Nii. Ja vaata, mis nüüd juhtub. Nüüd tuleb mulle siia 2, 4, 6, 8. Ehk teisi sõnu, mida ma tegin? Ma tegin suvalisele, on ta list või massiiv, mis vähegi koosneb integeridest. Sellisele asjale on äkitselt tekkinud meetod, millega võib ütelda, et anna mulle sealt kõik paaris asjad. Ja see on üks väga vahva konstruktsioon. Vanasti ma mäletan, kui ma enumeraatorit üritasin ise kirjutada, siis see oli igavene keeruline värk. Aga siin on uus, väga nipikas konstruktsioon. Yield return. Mine korraks ära tüüpi return. Vaatame, kuidas see programmikood käib, sellest on hea pilt tekib, kui ma paneme siit selle koha pealt käima. Näete, ja ütleme talle F5. Jõuame siia. Nüüd, mis klahv see oli F11? Ma kunagi ei mäleta, sest mingis teises programmis on see teine. Nii, läheb sinna funktsiooni. Annab ette talle parameetrina. Näen, nüüd läks paaris funktsiooni ja andis ette talle selle massiivi. See massiiv on praegu massiiv. Nüüd see tegelane hakkab siit sellest massiivist lugema numbraid. Esimene oli paaritu. Lähme edasi. Võtame järgmise. Järgmine on paaris. Ja nüüd lähme korraks, teeme return. Laseme sellel, kes meid välja kutsus, selle konsooli peale välja write'ida.
ja tema tuleb tagasi siia funktsiooni ja jätkab siit seda tööd. See on selline korraks ära käimise return. Ja see on, kuna tegelikult enumeraator koosneb alati 3 meetodist, siis translaator teeb need 3 meetodit ise. Seal oli reset, next ja get value olid. Next oli boolean, reset oli void ja get value on vastavat tüüpi. Ja need meetodid tehakse automaatselt ise. Ja for each kutsub neid meetodeid tegelikult välja. Ja see võimaldab sihukest hästi vabbat toimetamist teha. Nii. Ja nüüd, et ma ei peaks tegema selliseid funktsioone, nagu see paaris seal, siis vaat sellepärast ongi välja mõeldud sihukesed funktsioonid. Näiteks ma võiks teha üldiselt. Ma võiks teha üldiselt sellise funktsiooni, mis on kas, selle asemel, et ütelda paaris, ma annan ette talle selle funktsiooni, keda minna küsima. Praegu ma lihtsalt jagasin 2, võtsin jäägi ja vaatasin, kas see on 0. Aga ma võiks teha mingi generic delegaat funktsiooni, kelle ma annan parameetrina ette. Ja vaat siin tulebki appi selline tegelane, nagu on, see on üks selle linki nagu põhialuseid ja see on selline tegelane nagu lambda avaldis. Et ma ei peaks tegema või neid meetodeid hakkama kirjutama ja delegaatidena parameetritena ette andma, siis selle jaoks ongi siuke vigur. Ma näiteks ütlen praegu siia var q võrdub from x in numbrad. Paneme siia lihtsalt select x alguses. Teeme nüüd. Sellega tehti tegelikult mul muutuja, mis on massiivi tüüpi või ütleme kollektsiooni tüüpi. Ma võiksin selle muutuja q kallale minna niimoodi. For each, kus sa oled? For each var x in q konsole brite. Ma ei viitsi briteline kogu, paneme siin. Brite x. See on lihtsam. Paneme siia, pärast jääb niikuinii jääb ootama. Ja näete, ma teen siukse asja. Nüüd lähevad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ma paneme siia lõppu selle konsool briteline. Siis on, ei lähe nad üksteise reas. Võt nii, näed, siukene asi. Aga nüüd, mis ma saan siia vahele pista, on see, et selle asemel kirjutada delegaati, kirjutama siia where ja näiteks x jagatud 2 on 0. Nii. Mis tegelikult tehakse, on pöördutakse. See translaator teeb siin väikse teisenduse ja pöördutakse extension meetodi select, extension meetodi where, extension meetodi enumeraator või mis iganes asi ta on selle poole. Ja see võimaldab, translaatoris, mina kirjutan nii, nagu mina SQL-i kirjutajana olen harjunud kirjutama. Mõnedele meeldib need punktidega asju kirjutada, aga mulle meeldib siukse avatsi kirjutada. Ma saan sellest aru, kusjuures siin on... Mis asi? 10 minti või? Oi, ma räägin veel pikalt. Lähme edasi, ei hakkame, see on 10 minutit, ega teil kiire ei ole. Kodukeset linna on nii jäi täna nägemata, pärast vaatate TV3 pealt selle ära. Murja, mis täna Robert sai selle paganama, mis ta oli see tüdrik, sellega sai voodisse. Ei, mitte Murjam, see Robert. Murjam on see, Murjam ja kõhurääkija, teate, see on see. Mis ta on see? Kurgede torn on see. Nii, et ega teil ei ole kuskile kiiret. Mis on sul kuu ketutupa name jagaks? See on väga vahva nimi. Võtame konsoole. Aga me siit saame vaadata. Me ei pea ju seda kogu aeg konsooliga näitama, võin näidata sulle. Selle kuu tüübiks on, kas ta näitab ka meil? Siin ta võiks nagu näidata. I-enumerable integer, ei, see ei ole mitte midagi. See on praegu väga lihtne, ta on lihtsalt integeride jada. Aga kui seal ei ole mitte integeride jada, vaid seal on natukene teistsugune asi, näiteks nagu siin oli. Kui ma oleksin siin ütelnud, et kuku var kuku võrdub from x in, seal oli juba meil see.
noh, Semikool. semikoolon läks meil kaotsi, siis selle Q-tüüp, oota midagi on valesti. Kuradi hiir, mul peaks kuskilt korraliku hiire võtma endale. Siin on... Sulge äkki on võimalik. See sulg on üle aru muidu. Oh, siis selle Q-tüüp on. Näed on enumerable Q. Ja is string, nimi, int vanus, int sünniaasta. Võt selline tüüp on. Anonüümne tüüp, kusjuures see where tegelikult defineerib ära anonüümse delegaadi. Et natukene rääkida sellest lambda avaldisest. Ma natuke räägin, mis asi see on. Using system link expression. Et oleks nii vahva. Ja teeme siia siukse asja, ütleme, et meil on expression, mitte exception, expression. Ja ta on väga kummalist tüüpi expression. Tal on delegaat tüüpi expression. Delegaat, paneme pool. Kumb see enne oli? Pool, jah. Pool. Paneme int, siis on int. Ja expression, paneme talle nimeks root. On õieti kolm. Võrdub ja paneme mingisugune S, lambda ja S korda S. Mis kuradi imelik asi see on, mina ei saa aru. Vaatame, kui me ta välja trükkime, konsool, riteline, siis paneme talle selle ruudu. Siin näete, ta on siukene asi. Mingisugune 2468, ma ei tea, kust see sinna tekkis. Mul jäi see valesse poole jäi see kopi. Konsool riteline, tule sina sinna kopi. Paneme su siia vahele. Siis on hea vaadata. Nii, näe. Ta on selline asi S, avaldis, S korda S. Mis ma sest kasu saan? Nüüd ma teen sellise asja. Ma ütlen, et mul on funk, mis on integer tüüpi. Ai, vale pidi läks. Integer. Root. F võrdub root punkt ja compile. Aga see ei ole tekst, see on mingisugune puukuuline struktuur mälus. Ja nüüd ma teen niisuguse viguri. Ütlen sellele numbrad, kus te olite. For each var x in q konsool riteline ja ma panen sellele root f ja paneme x-idele parameetriks. Vaata, mis nüüd juhtub. Nüüd saab mingit nalja. Nimelt 16, 36, 64. Ma ei tea, mis asjad need. 4, 16, 36, 64. Need on kõik paarisarvude ruudud. Need samad, kes sealt enne tulid paarisarvud, need tõstetakse ruutu. See on tegelikult, mis selle tulemusena tekitati, on see, et see ruut on selline mälus olev struktuur, mis on esitatud avaldisena ja millest saab tekitada executably otse. Kui just on ranget tüüpi. Siin on öeldud, et on integer tüüpi tegelane. Ja vaat selle koha peal need asjad on kõik lambda avaldised. Tegelikult antakse where funktsioonile ette lambda avaldisena defineeritud delegaatfunktsioon. Ja see lambda avaldis on nendele, kes on vähegi funktsionaalse programmeerimisega kuskil kokku puutunud, nendele peaks see lambda avaldise nagu loogika tulema ette. Seal defineeritakse ära lihtsalt funktsioonid ja siis kutsutakse nad mõmdi välja. Ja see on üks selline nagu fundamentaalne osa. Mis sa selle expressioniga peale saad hakata? Nagu
enne kompileerida? ma saan expressionitest uusi expressioneid kokku panna ja ma saan teda trükkida, sain teda ja... Mõtleme, miks see kompileerimine nagu eraldi vajalik? Ei, ma oleks võinud kohe, muide, ma ei pea seda üldse tegema niimoodi. Näete, ma võin selle võtame selle siit maha, ütleme. Kui sa saad ma kohe seletan, milleks seda vaja on. Näed, ma võin täiesti täpselt sama asja teha selliselt. Ütlen, et mul on funk, mis on integer root f võrdub s korda s. Ja ma saan täpselt sama tulemus. Nüüd vahe on selles, et kui ma teen selle struktuuriks mälus, siis ta on data struktuur ja keegi võib sellega toimetada. Kui ma teen ta funktsiooniks, siis ta on transleeritud funktsioon ja keegi hea inimene võib teda välja kutsuda. Ja kui ta on tehtud struktuuriks, siis sellel tüüpi struktuuril on olemas meetod, millega ta saab kohe kompailida eksekutaabliks. Aga nüüd ma näitan, milleks see kõik hea on. Teete, ma võtan uue. Ma teen uue projekti. See on natukene lihtsam, sest mul on siin seda soti liiga palju. Ma pean sulle ühte, et Sven veel ütlema, ma oleks kuskil 5 minuti pärast, ega õllekompongi jagama. Siis võib juhtuda siuke asi. Ei jaga rahulikult õllekomponge ja minule võid ka anda õllekompongi ja kui sul on tumedat õlut kinnist, siis ma võtan hea meelega koju kaasa, sest ma siin ei saa juua, ma olen auto. Teate, mis vahe on tumedal ja heledal õllel? Kui sa jõud kannu tumedat sisse, siis sa lased 2 kannu heledat välja. Nii et kui sa tahad olla kindel, et sa oled esimene, kes õlut joob, siis ju alati tumedat. Ma lihtsalt õlut õppisin jooma Iirimaal, tookord 82, kui ma käisin. Ja seal ei olnud õlu, vaid seal oli Guinness. See ei ole päris sama asi, mis õlu on. Ja sellepärast ma teen ühe väikse viguri. Ma ütlen sellele projektile, et me pistame siia at new item. Ja selleks new itemiks me valime sellise asja nagu, kus sa oled, link to SQL. See küll korjatakse ära pika peale, aga selle asemele tuleb see mingi add-on-net entity data model, aga mulle meeldib seda link to SQL-i. Lihtsalt see on lihtsam näitena kasutada. Paneme talle nimeks NV. Ma ei tea, miks NV. Nüüd tuleb mul kohe disainer lahti. Srazu Vidnost on Ivanov. Ja see oli see, kui lattu läks mees ja nõudis sealt, et ma tahaksin õudselt kangesti. Мне ватмана надо. А его сняли. Извините, мне для Кульмана надо, а его уже выпустили. Извините, я дизайнер. No сразу видно, что не Иванов. See on juudi anekdoot. Juudid rääkib. Kes ei saanud aru, sellele ma ei tõlgi seda. Või kui pärast õlle juurde, siis ma võin tõlgida. Võtame siit 2 klassi produkts ka. Ja siin me näeme tegelikult, mis on selle linki nagu võlu. Nimelt, paneme kinni selle. Oi, sellega tehti mulle õudselt vahva asja, see disainer oskab programmeerida. Ja teate, et meil makstakse rea pealt palka. Ja kui nüüd vaadata seda C-Trellis koodi, mis ta siia tegi, siis see on nagu, palga mõttes on päris hea. Aga vaatame, mis ma nüüd teha saan. Ma ütlen, et mul on NV, data kontekst, NV võrdub new NV data kontekst. Nüüd ütlen mina, var Q võrdub from X in NV categories select X punkt category name. Paneme, aitab sellest. Igavesti vahva. Ja näete, nüüd ma ütlen talle for each var paneme S in, paneme C in Q konsoole briteline ja paneme C. Ja mis te arvate, mis nüüd tuleb? Need tulevad kuskilt mul andmebaasist, uskuge mind. Sealt sellest Northwindi andmebaasist, mis mul juhuslikult kuskil SQL-i serveris, ma ei tea, millises masinas jookseb, aga sealt ta kuskilt neid võtab praegu. See peaks seafood olema, aga mitte seatoit. Vaatame, kas selle saab ära ka.
teeme väikse viguri, ütleme siia where, ma tean, et see on seal, category ID, where, category, C, mis oli X punkt category ID võrdub 8. Näe, nüüd tuleb, mis asi see? Oi, loomulikult ma olen ju kogu aeg, ma proovin meeles pidada, aga näe, siis ma sain ainult selle seatoidu. Ja siis me võime teha selle asemel, et seda for each'iga ekraanil näidata, ütleme Q punkt get, võtame single punkt category name, kus sa oled? Miks sa Q single, mõtla, miks sa ei saa praegu aru, et see on from X. Selectid ainult category name välja sealt. Õige, muidugi. Select X. Õige. Paneme Q single category name võrdub sea food. Siis on nii, kui seal olema pidi. Kui te näete nüüd, kui ma võtan selle sama tsükli siit, copy ja panen siia. Mis asja sa nüüd? Võt. Ma pean ütlema, et see category name. C punkt category name. C punkt category name. Igavesti vahva. Näe, nüüd on seafood. Aga andmebaasis on ikka seatoit. Ja lihtsalt, et lõpus oleks vaadata, siis enne kui ma näitan seda korraks, kuidas sinna lõpus oleks vaadata, siis me teeme veel siukse väikse asja. Ma ütlen sellele NV-le. NV punkt out. NV punkt log võrdub konsole punkt out. Teeme siukse vigur. Siis me näeme, mis tegelikult juhtub. Asi on nimelt selles, et kui me enne mängisime nende massiivide ja enumeraatoritega ja nii edasi, siis kõik need klassid, kui keegi märkas, olid i-enumeraablid. Aga see kategoorias, mis siin on, see ei ole i-enumeraabel, vaid tema on i-queryabel. Nüüd, kui see extension meetod enumeraablil ja queryablil on erinev. Extension meetod where select, mis on i-enumeraabel klassi asjadele, on func-tüüpi. Aga i-queryabel tüüpi asjadele on ta expression tüüpi. See tähendab, et ma kirjutan täpselt samasuguse avaldise üles. Aga ühel juhul transleerimisel saadakse siukene söramora mälus. Teisel juhul saadakse executaabel. Vaat see sama näide, mis ma enne tegin. Ja nüüd, kui pöördutakse selle data konteksti poole, kuule, meil on siin üks vend tahab mingit seatoitu saada, siis talle antakse see soramora asi. Ja sellest soramora asjast, nagu te näete, tehakse täiesti inimese moodi SQL-i lause. Kusjuures, kui ma nüüd teen veel väikse viguri juurde, ütlen siia NV submitchanges. Siis näete, sinna läks veel selline asi. Update kategoorias. Ja läks kolinal sinna teine lause veel, mis oskab päris hästi selle seatoidu seafoodiks teha. Ja vastupidi. Ma segan korra vahele. Ma nüüd väga õllega ponge. Sealt ees saab õlut, siidrit, alkoholivaba õlut, võib-olla midagi vahemat õnnestub ka välja rääkida nendele, kes autoga on. Henn võib edasi rääkida. Henn räägib edasi. Viimane hästi lühikene lõik. Ma tegin selle kodus valmis, sellepärast ma näitan seda valmis tehtud sellest asjast, mis tegelikult sellele linkile annab täiesti uue dimensioonikese. Me võtame siit valmis, kus sa siin oled, open ja võtame projekt ja mis oli mul 10. See oli see, mida ma kodus tegin. Lihtsalt, et näitada ja nii edasi. Vaatate peaaegu samasugused näited nagu siin. Mul on nimelt siin üks väike tore klassikene. Näete, siin on ka samasugune var Q. Ja mis siin tuleb juurde, on selline asi nagu
siin on väga vahva meetod, näiteks range. Sellega saab massiive teha. Selle asemel, et ise kirjutada int m võrdub ja nii edasi. Ma ütlen, et võta palun siukene figur. Ja siin on olemas siukene tore asi nagu as parallel. Nimelt sellele enumeraatoritele, kõigile asjadele on võimalik külge panna selline meetod nagu as parallel, mille tulemuseks, muidu ma võin veer ja order, by ja igasuguseid vigureid panna. Aga mida see teeb, on see, et näete, kui ma selle siit ära korjan praegu. Mis asi sulle ei meeldi? Ma ei saa seda niimoodi näidata, ma pean seda siin, sest seda meetodit ei ole ilma paralleelsus. Näete, kui ma muidu käin seda tegelast pidi, siis nad tulevad mul järjest, kuna selles massiivis on tegelased järjest. Aga nüüd ma võtsin selle massiivi, mis koosneb arvudest 1–7 ja ütlesin, võta paralleelselt ja lasen nad kõik mulle ekraani peale. Nüüd tehakse nii, et sellest massiivist tehakse igast tegelasest, tehakse üks thread ja see funktsioon, mida on vaja täita, see pannakse paralleelselt käima. Ja antud juhul mul tehakse 7 või 7000 või 70 000 threadi. Kusjuures nagu te näete, nüüd need numbrid ei tule üldse mitte järjest 1, 3, 4, 5, 6, 2, 7. See ei ole üldse järjest. Sellepärast, et milline thread enne jõuab konsooli kallale seda numbrat ütlema. Ja see on õudselt võhv asi, sa saad kiiresti teha mitmethreadilisi rakendusi. Näiteks mul on siin seesama root oli mul siin tehtud. Sama näide, mis ma teile tegin. Näete, teen, kompailime. Ma oleks võinud see ilma kompailimata ka näed siin. Siin on konsool, briteline, root, compile ja antakse ette parameeter X. Aga ma ütlen paralleelselt, ole ja võta 0 kuni 10, võta selline asi ja iga selle tüübi kohta täida selline lause ära. Ja näete, sellepärast nad tulidki, ma paneme siia mingisugune, kust me selle aru saame, et siit hakkab see asi. Ilmselt kuskilt on näha, et ruudud tulevad 0 kuni 10. Ja näete, need ruudud, mis tulevad mingis suvalises järjekorras, kes jõuab ruudu kiiremini välja arvutada. 7 × 7 on palju lihtsam arvutada kui 3 × 3, sest 7 × 7 on lihtsalt peal. See on nii lähedal sellele, mis ta oli, 8 × 6. Kas teab keegi palju on 8 × 6? Ei ole, 2 korda nädalas. 8 × 6 on 2 korda nädalas. Aga see 42, mida sina mõtlesid, me võime nüüd kohe minna sinna seda õlutit jooma. See 42 on, kes teab, mis asi? Aga mis ta tegelikult on? Mina ka ei teadnud, aga ma juhuslikult leidsin veebist üles. See on 6 × 9 just nimelt. 13 süsteemis. Nii et igaüks joob täna ära 13 õlut, siis ei tule tal õhtul tegelda 6 × 9 võimlemisharjutusega. Kuule, ma ei räägi teile sellest linkist rohkem. Te leiate selle linki kohta massiliselt muidu juttu ka. Aga kui te natukenegi saite õhtut meeldivalt veeta, siis mul on hea meel teie üle. Täname.